Vaid mõned nädalad peale rahvusvahelist esmaesitlust Dubais on pühad eel Porsche Eesti esindustesse jõudnud Hueyous Cayenne. Tegemist on mudeli 4. põlvkonnaga, mis viib 2002. aastast toodetud ülimenuka linnamaasturi hoopis kaasaegsemasse ja särtsakamasse ajastusse, sest 2026. aastast on Cayenne esindatud ka Porsche täiselektrilises valikus. Just nii, Cayenne on astumas elektriautode konkurentsi, kuid olgu kohe öeldud, et 3. põlvkond siiski tänaseks veel tootmisest ei kao ning Porsche jätkab ka elektrimudeli kõrvalt sisepõlemismootoriga Cayenne'i arendamist. Pole välistatud, et sisepõlemismootorid ka 4. põlvkonna masinate kapoti alla jõuavad. Uus mudel jõuab esialgu tänavatele aga 2 erineval kujul, Cayenne Electric ja Cayenne Turbo Electric, mis arendavad vastavat nelikveolistena 325 ja 850 kilovatti. Viimase puhul on kusjuures tegemist siis ajaloo kõige võimsama seeria toodetud Porschega. 1500 Newtonmeetriga jõuab ta 0-100 vaid 2,5 sekundiga ning omades 2,7 tonnist tühimassi on ta kusjuures ka ajaloo kõige raskem Porsche. Teedel saame teda proovida küll alles järgmisel aastal, kuid mul isiklikult pole juba tänagi kahtlust, et Porsche on oma tippinseneeriga selle massi üliedukalt sõidukogemusest ära peitnud. Aku saavad mudelit 113 kW-tunnise, mis võimaldab kuni 650 kilomeetrist sõiduulatust ning mille põhiosa on täislaetav peaaegu vaid veerand tunniga, toetades kuni 400 kW-tist kiirlaadimist. Palju lahedam on aga tõsiasi, et Porsche on Cayenne'ile arendanud ka 11 kW-tise juhtmevaba laadimise, mille puhul tuleb lihtsalt õigele parkimiskohale sõita, et laadimist alustada. Võrdväärset tähelepanu väärib ja kõneainet pakub ka uue Cayenne'i välimus, mis võtnud üpris julge suuna. Üle poole sajandi on ju Porsche disaini keeld jõuliselt domineerinud, 911 voolujooneline disain, kuid nüüd elektriautode ajastul on seda rolli asunud üle võtma elektriline Taycan ja selline eestvedaja vahetus kajastub nüüd ka uues Cayenne'is. Mudel on põlvkonna vahetusega igal teljel mõistagi kasvanud ning kuigi midagi visuaalselt ilmselgelt eelmiselt põlvkonnalt uuele Cayenne'ile üle kandunud pole, on temast selle suuruse ja Porsche-likkuse koosmõjul Cayenne'ilikkus siiski säilinud. Nina osas loovad sihikindla ja saladusliku pilgu need minimalistliku sisedisainiga esituled, mis Porsche-likult kõrgendatud kapoti äärtel ja madala õhutakistuse eest vastutavad õhuhavad äärtel ja aktiivsete labadega õhuhava siin splitteri kohal. Külgvates on nii nina kui tagaosa profiilid kaotanud veidi ümarust ja siluett sirgunud konkreetsemaks. Keretüüpide osas jätkab 4. põlvkond vähemalt esialgu teekonda vaid klassikalise maasturikerega ning kupee-maastuliku Coupe-keretüüpi pole Porsche veel tänaseks esitlenud. Peitu pugeva luugiga laadimispesa saab Cayenne mõlemale tagumisele tiivale ning väljavalik laiub läbimõõdu vahemikus 20 kuni 22 tolli. Eri vaadetest vajab kõige rohkem harjumist aga uue Cayenne'i tagaosa, mis oma kandilisusega kõige kaugem sellest klassikalisest Porsche disainist. Kuid Porsche-likkust esindavad jätkuvalt pikk üle pagasiluugi ulatuv tagatuli, valgustatud Porsche tekstiga ning aerodünaamika eest vastutavad aktiivsed juhtlabad siin äärtel ning loomulikult adaptiivne katuse spoiler. Pagasiruumi on uuel Cayenne'il vähemalt 781 liitrit, mida gramm rohkem 3. põlvkonna sooritusest. Pikemate esemete jaoks klapivad teise rea istmed 40-20-40 suhtes ning väiksemaid esemeid saab hoiustada ka 90-liitrises kapotialuses laekas. Hagist suudab elektriline Cayenne vedada kuni 3,5 tonnist. Tervikuna tuleb ka tõdeda, et oma silmaga nähes jätab ta vähemalt minu arust palju parema mulje, kui pressipiltidelt paista võib ja siinse mudeli puhul täidab oma silmapaistva osaga kahtlemata see Mystic Green toon. Uuendusteta pole jäänud ka elektrilise Cayenne'i salong, mis laenab küll erinevaid lahendusi ka eelmiselt põlvkonnalt, kuid esitleb rohkelt uudislahendusi. Üldilme on ootuspäraselt luksuslik ja Porschedele omaselt stiilipuhas, kombineerides sportautodest teretulnud füüsilisi lähenemisi kaasa ja digilahendustega. Materjalide valik on läbivalt suurepärane ning ehituskvaliteet mõistagi tasemel. Juhikoha eest eritavad meid tuttavad 14,25 tollise kumerekraaniga täisdigitaalne näidikutabloo ning autotööstuse parim 3-kodaraline rool. Istumisasend on Cayenne'is maastullikult kõrge ja istmed oma laia elektrilise reguleerimise ulatusega ülimalt sportlikud ja mugavad, mille tulemusel see oleks siin kokpitis väga kaasahaarav. Tagareas on tänu pikenenud telje vahele ruumi mõnusalt 2-meetristelegi ning istmed on mugavad ja juba standardist elektrilise reguleerimisega. Atmosfäär on sportlikult tihe, ent samas tänu sellele reguleeritava läbilaskusega katusaknale ka samaaegselt avar. Kõige rohkem tõmbab uue Cayenne'i salongis tähelepanu aga Porsche uus Flow display, mille puhul tegemist siis sellise kumera multimeedia ekraaniga siin armatuuri tsentris, kuhu Porsche on arendanud ka totaalselt uue tarkvara, mis üliedukalt ekraani kumerusega arvestab. Ootuspäraselt on kasutajakogemus kaunite visuaalide ja kiire opereerimise koostööl ülimalt mugav ja hea ning süsteem tervikuna väga kasutajasõbralik. Erilistest funktsioonidest võimaldab süsteem alla laadida erinevaid rakendusi, kus teiste seas palju mänge ja ka brauser, kus endale üks kena Cayenne või 911 konfigureerida. Samu funktsioone saab ka kasutada 14,9 tollisel ekraanil kaasreisija ees.
Puuteekraanide kõrval on aga õnneks natukene säilinud ka neid füüsilisi taktiilseid nuppe ning samuti leidub siin keskkonsoolis erinevaid praktilisi lahendusi väiksemate esemete hoiustamiseks. Helisüsteemi saab mudel uhkeimal juhul purmesterilt, mis olenemata meedia žanrist ja helitugevusest ülikvaliteetse esitusega ning pakub ka melomaalidele tõesti korralikku elamust. Uue Cayenne'i hinnad algavad 110 000 eurost ning tema auto siin maksab üle 200 000 euro. Hind on kahtlemata krõbe, kuid selle raha eest paistab siin tegelikult autot olevat küll. Meie täname Porsche Tallinna esindust aga sooja vastuvõtu eest ning soovime teile häid pühi ning mõnusat aasta lõppu.